Tere tulemast Narva Keskraamatukogu kanalile. Teiega on täna Julia ja eetris on saade Loeme koos. Varsti on käes 14. veebruar, sõprapäev, mida teatakse ka valentinipäeva nime all. Selle tähtpäeva eel räägitakse alati palju armastusest, sõprusest ja inimsuhetest üldse. Tänases saates peatume ka meie armastuse teemal. Kirjanduses on armastus läbi aegade olnud üks olulisemaid ja südamelähedasemaid teemasid. Selle alla mahub terve tunnete skaala. Helgest ja loodusrikkast romantikast kuni tormiliste, kirgede ja sisemiste vastuoludeni. Sageli on armastus olnud kirjanikele võimalus uurida inimese hingeelu, enesetundmist ja moraalset küpsemist. Piisab, kui meenutame Shakespeare'i ja Jane Austeni loomingut või mõtleme Mihhail Bulgakovi ja Margaret Mitchell'i romaanidele. Kirjanike ja luuletajate nimekiri, kes on armastustest kirjutanud, on lõputu. Igaüks teeb seda aga omal moel, toob esile erinevaid tundevarjundeid, laseb oma tegelastel läbi elada katsumusi ja näitab, kuidas armastus inimesest muudab ning kuidas elu ise tundeid ümber kujutab. Eesti kirjanduses on armastus sageli seotud looduse, maastiku, taluelu, sotsiaalsete ebavõrdsuse ja rahvusliku omapäraga. Meie teosed on sageli ühtaegu dramaatilised ja sügavalt hingestatud. Alates rahvaluulest kuni tänapäeva proosa ja luuleni on Eesti autorid uurinud nii hingelisi elamusi kui ka keerulisi suhteid, mida võivad varjutada keelud, reedmine või paratamatud valikud. Ka Anton Hansen Tammsaare käsitles armastus väga omapäraselt. Kirjandusteadlane Maarja Vaino on märkinud, et Tammsaare tegelaste jaoks ei ole armastus pealt romantiline tunne, vaid pigem isikuse proovikiri. See viib nad tihti moraalsete dilemmadeni, kannatuste ja purunevate unistusteni. Tammsaare teostes on suhted peaaegu alati keerulised, sest nagu kirjanik ise näitab, tema tegelased ei oska armastada ilma valuta. Tema novell Armastus, mis ilmus 1915. aastal, peegeldab kirjaniku sügavat huvi inimese sisemaailma vastu. Just 20. sajandi alguses uuris Tammsaare põhjalikumalt inimlikke tundeid ja sisekonflikte, enne kui ta alustas oma romaani Tõde ja õigus. Armastus. Kord elas kuningapoeg. Tema oli kuulus oma tarkuse poolest. Tervest ilmast tulid teised kuningapoed ja kuningatütred teda kuulama. Aga seesama tark kuningapoeg ei teadnud, mis on armastus. Ja see sündis, et ta kuningatütart nägi, keda ta tahtma hakkas. Ja ta astus tema juurde ja ütles, tahad sa mulle naiseks tulla? Aga kuningatütar sai väga kurvaks ja vastas, kuidas peaksin sulle naiseks tulema, kui sa mulle sõnagi armastusest ei räägi? Ja kuningapoeg ütles, kõik tean ma, aga seda mitte, mis on armastus. Siis mine ja õppi seda tundma, vastas kuningatütar. Ja kuningapoeg läks. Kõigepealt tuli talle vastu kevade. Ta kandis veekruusi käes ja ta oli kui noor naine, kes omad logid pärjaga ehtinud. Mis on armastus, küsis temalt kuningapoeg. Armastus on jõuvastus, vastas kevade raugel häälel, oma raamestunud liikmeid sirutades. Edasi astudes sai kuningapoeg suvega kokku. Kui ta sellest armastuse järele küsis, kehitas see oma rasked koormad ja vastas, armastus on valu. Suve kannul sammus sügise.
aga tema ei lausunud kuningapoele sõnagi. Ta puistas ainult kollaseid lehti vinguvasse tuulde ja silmis seisis tal lugeda: armastus on nukrus. Ja kui kuningapoeg lõpuks talve juurde jõudis, mässis see enese valgesse röösse ja hangunud õhus helises kirikukellana: armastus on surm. Nüüd pööras tark kuningapoeg kuningatütre juurde tagasi ja ütles talle säraval silmil: palju nägin ja kuulsin armastusest, aga kõik nad tõendavad ühte ja sedasama. Armastus on õnn ja elu. Tahad sa nüüd mulle naiseks tulla? Ja kuningatütrest sai kuningapoe naine. Kui jälgida armastuse kujutamist alates antiiktragöödiatest kuni tänapäeva kirjanduseni, näeme, kuidas ajad, vormid ja väljendusviisid muutuvad. Üks aga jääb alati samaks. Armastus on inimese olemuse peegel. Tammsaare näitab oma novellis, et see tunne võib olla ühtaegu helge ja valus, lihtne ja samas vastuoluline. Ja lõpetuseks. Kirjandus ei paku meile valmis vastuseid, vaid aitab kuulata iseennast ja mõista teisi. Just need äratundmised teevad lugemise nii eriliseks. Ja ausalt öeldes, just sellepärast ma raamatukogus töötangi. Kui soovite leida midagi, mis sobiks teie praeguse meeleoluga, astuge läbi. Aitan rõõmuga leida just selle õige raamatu. Kohtumiseni järgmises saates või juba peagi raamatukogus.